Venezuela kukutatud riigipea toimetati lennuväljalt helikopteriga Brooklynis asuvasse kinnipidamiskeskusesse. Kohtu ette peaks Maduro jõudma juba homme. Eile hilisõhtul korraldas USA president Donald Trump pressikonverentsi, kus jagas avalikkusele selgitusi Venezuela riigipea kinnipidamise kohta. Trump rõhutas, et kuniks Venezuelas taastub stabiilsus, juhib Venezuelat USA administratsioon. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Samuti kinnitas Trump, et USA sõjavägi põhjustas Venezuela pealinnas Caracases president Nicolas Maduro kinnivõtmiseks elektrikatkestuse. Trump ütles pressikonverentsil veel, et USA naftafirmad lubatakse Venezuelasse. Trumpi sõnul lähevad USA väga suured Ühendriikide naftafirmad, suurimad kogu maailmas Venezuelasse, kulutavad miljardeid dollareid, parandavad väga katkise taristu, naftataristu ja hakkavad riigile raha teenima. The oil companies are going to go in, they're going to spend money, we're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. Venezuela asepresident Delcy Rodriguez ütles, et Nicolas Maduro on Venezuela ainus president. Telepöördumises nõudis Rodriguez Maduro ja tema abikaasa Cilia Floresi viivitamatut vabastamist. Veel eile hilisõhtul määras Venezuela ülemkohus asepresident Rodrigueze riigi ajutiseks juhiks. Rodriguez ütles eile riigitelevisioonis, et Venezuela ei saa kunagi ühegi riigi kolooniaks. Berliinis jäid eile elektriliinide arvatava süütamise järel elektrita 10 000 majapidamised. Võimude sõnul võib katkestus kesta 4 päevani. Mõjutatud on ka kohalik kaugküttesüsteem, mis transpordib piirkonnas soojust toruvõrgu kaudu, kuna see töötab elektriga. See tähendab aga, et 1000 majapidamised võivad jääda kütteta ajal, mil Saksamaa pealinna katab lumi ja temperatuur püsib nulli lähedal. Ja, das bedeutet eben, dass 45.000 Haushalte keinen Strom haben bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, bei Schneefall im heutigen Tage. Des Weiteren sind mehrere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in diesem Gebiet, die eben auch davon betroffen sind. Und wie wir auch vor kurzem erfahren haben, wird sich dieser Stromausfall hier noch mehrere Tage ziehen, sodass wir also einen langwierigen Einsatz vor uns haben und dann auch vor allem die Versorgung der Patientinnen und Patienten in diesen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bei uns in den Vordergrund rückt.